Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Alinega. Iisrael on endiselt sõjas, kuid vaadake, millised on Jeruusalemma tänavad praegu. Linn ei leina ega karda, vastupidi. Kogu linna tänavatel toimuvad suured pidustused. Mis täna siin toimub? Ma tahan teid kaasa võtta koos minuga lippude marsile ja avastada, mis tegelikult Jeruusalemmas toimub ning kuidas see kõik on seotud piibellike prohvetlustega. Kui olete valmis, siis alustame. Ma sain just ka väikese lipu ja rongkäik hakkab kohe algama. Tulge koos meiega, et näha, mis täna Jeruusalemmas tegelikult toimub ja kuidas see on seotud piibliga. Lähme! Alustame sellest, miks just täna on linnas kõik need pidustused ja kogunemised. Täna on juudi kalendri järgi Iari kuu 28. päev ja see on Jeruusalemma päev vastavalt lääne poolt kasutatavale kalendrile, Gregoriuse kalendrile. Päev muutub aastast aastasse, ma panen selle ka ekraanile järgmiste aastate jaoks. Ja Jeruusalemma päev tähistab linna taasühinemist. See meenutab väga rasket teatükki Jeruusalemma ajaloos. Kõik on kuulnud Berliini müürist. Aga kui paljud teist on kuulnud Jeruusalemma müürist? Mitte vanalinna kaunitest müüridest, vaid just sellest müürist, mis asus täpselt sellel tänaval. Aastal 1948 tungis Jordaania siia piirkonda ja nad vallutasid poole Jeruusalemmast, mis oli seni olnud Briti mandaat. Ja pool Jeruusalemmast, kogu Jeruusalemma see pool, jäi Jordaania kätte. Inimesed on elevil, et alustada marssi ja tõesti siseneda vanalinna. Aga mida ma teile rääkisin? Kogu see ala jäi Jordaania kätte ja kogu see ala jäi Iisraeli kätte. Ja 19 aastat oli linn jagatud. Ühelt poolt teisele ei saanud üle minna. Ja Jordaania poolelt tulistati pidevalt Iisraeli poole. Kogu selles piirkonnas oli väga ohtlik viibida. Ja pärast 19 aastat ühendati linn taas. Ja seetõttu tuleb siiani Jeruusalemma elanikud ja mitte ainult linnast, vaid ka lähedal asuvatest linnadest siia seda sündmust tähistama. Aga see on vaid väike osa Jeruusalemma päeva tõelisest loost, millest ma räägin teile edasi, kuni me edasi marsime. Lähme! Marss algas Jeruusalemma kesklinnast. Ta liigub mööda linna tänavaid ja varsti siseneme vanalinna. Te näete siin kõrval juba Jeruusalemma müüre. Vaadake koos minuga. Nüüd liigume koos Damaskuse värava poole. Lähme! Ja vaadates lippude marsi, näeme väga tugevaid prohvetlikke kajasid. Kui loeme piiblit, näeme, et Jeruusalemma hävitamine oli ette kuulutatud. Ja see täitus aastal 70 pärast Kristust, kui linn ja selle tempel hävitati.
ja Iisraeli rahvas saadeti oma maalt pagendusse. Kuid samamoodi nagu prohvetid rääkisid linna hävitamisest, ennustasid nad ka Jeruusalemma taastamist. Nad räägivad, kuidas Jeruusalemm saab taas asustatud ja kuidas Iisraeli rahvas pöördub tagasi oma maale. Ja et linna tänavad täituvad taas eluga. Ma toon nad rahvaste keskelt välja ja kogun nad kõigist maadest ja toon nad tagasi nende oma maale. Prohvetid rääkisid kogu Iisraeli taastamisest, kuid eriti Jeruusalemma linnast. Nõnda ütleb Issand, ma pöördun tagasi Siionisse ja elan Jeruusalemmas. Siis nimetatakse Jeruusalemma tõelinnaks ja vägede Issanda mäge pühaks mäeks. Nõnda ütleb vägede Issand. Vanad mehed ja naised istuvad taas Jeruusalemma väljakutel, igaühel oma kepp käes. Tänu nende kõrgele eale. Linna tänavad täituvad poiste ja tüdrukutega, kes mängivad. Ja ma usun, et need profeteeringud täituvad meie päevil. See protsess algas 1948 aastal, kui rahvas hakkas massiliselt oma maale tagasi pöörduma. Ja see protsess on veelgi intensiivistunud alates 1967 aastast, kui Jeruusalemm vabastati ja taas ühendati. See rongkäik ei ole ainult selleks, et meenutada Jeruusalemma hiljutist minevikku. See tähendab linna taasühendamist 59 aastat tagasi. Jah, see rongkäik on selleks, et meenutada kogu Jeruusalemma piibellist ajalugu. Kogu ajalugu, mis on eelkõige seotud Iisraeli rahvaga. See lugu algas 3000 aastat tagasi kuningas Taavetiga, kui ta tuli, vallutas Jeruusalemma ja muutis Jeruusalemma Iisraeli rahva pealinnaks, nagu see on tänapäevani. Ma tean, et on palju inimesi, kes levitavad valeinfot, mõnikord tahtmatult ja mõnikord meelega. Aga me näeme vahel inimesi ütlemas, et Tel Aviv on Iisraeli pealinn. Ja elades siin Iisraelis, elades siin Jeruusalemmas, võin teile kinnitada, et pealinn on siin selles linnas. See tähendab, et siin asub parlament, ministeeriumid, kogu valitsus asub siin. Nii et Jeruusalemm on tõeline pealinn juba kuningas Taaveti ajast kuni tänapäevani. Ja nüüd on saabunud suur hetk siseneda Jeruusalemma vanalinna, Damaskuse värava kaudu. Ja ma tahan, et te vaataksid hästi, mis siin meie ümber toimub. Ja vaadake, et isegi viimase 2,5 aasta sõja ja konfliktide kiuste ei ole Jeruusalemm kaotanud oma lootust ega usku. Jah, on tõsi, et sõda ei ole veel lõppenud, kuid rahvas, kes on peaaegu 2000 aastat palvetanud oma linna tagasipöördumise eest, ei lase end ajutisest olukorrast kõigutada. Ja piibel räägib meile, et Jeruusalemm on endiselt Jumala plaanis keskne. Miski ei suuda kõigutada jeruusalemlaste usku, isegi sõja ja raskuste ajal. Ja me peame jätkama nii, nagu piibel meid käsib. Jätkama palvetamist Jeruusalemma rahu eest.
Ma loodan, et te kuulete mind hästi, sest muusika, rõõm ja pidu siin on uskumatud. Tõepoolest, see meenutab meile piibli lõiku, kus Taavet pärast Jeruusalemma vallutamist ja selle oma pealinnaks muutmist toob seaduse laeka Jeruusalemma muusika, tantsu ja rõõmuga. Ja tõesti, me näeme jälle inimesi muusika ja tantsuga linna poole üles minemas. Ning ka üsna palju kära on. Aga rongkäik liikus mööda linna tänavaid, nii kaasaegses linnas kui ka hiljem vanalinnas. Ja see lõpeb oma viimase ning peamise punktiga siin, Nutumüüri juures. Ja see ei ole juhuslik. Nutumüür on väga oluline koht. See on algne osa, mis on säilinud Jeruusalemma teise templi kompleksist. Ja me oleme siin meenutades oma ajalugu, piiblilugu. Sest viimane kord, kui Iisraeli rahvas sai siin vabalt palvetada, oli enne roomlaste vallutust, veidi üle 2000 aasta tagasi. Ja sellepärast olid juudid 2000 aastat Iisraelis allutatud, pagendatud. Nad veetsid nii palju aega eemal. Ja rahvas sai siia Jeruusalemma vanalinna vabalt palvetama tagasi tulla alles 1967 aastal, mitte 1948 aastal. Just nimelt Jeruusalemma päeval. Ja just seda me kannamegi endaga. Meie vabadust kiita ja kummardada Jumalat. Ja seepärast, ükskõik kui ilus ja elav see marss ka poleks, on selle peamine eesmärk palvetada ja tänada Jumalat. Kui issand taastas Sioni õnne, olime nagu need, kes unistavad. Ja see psalm on täiesti õige. Peaaegu 2000 aastat tundus Jeruusalemma naasmine võimatu unistus. Pagenduse ajal toimus palju tagakiusamisi, veresaunu ja isegi holokaust. Kõik loogika viitas sellele, et Iisraeli ja Jeruusalemma taastamise ennustuste täitumine oleks võimatu. Aga vaadake, me näeme seda kõike oma enda silmadega. Aastast 70 pärast Kristust kuni aastani 1967 möödus 1897 aastat. Ja isegi pärast nii pikka aega täitus see sõna. Ja mitte ainult iidne linn ei taastatud, vaid linn kasvas palju kaugemale müüridest. Täna on Jeruusalemm kogu Iisraeli suurim linn, kus elab üle 1 miljoni elaniku. Ja vaadake, mida Sakarja kirjutas 2500 aastat tagasi. Jeruusalemm saab olema asustatud nagu müürideta küla, inimeste ja loomade hulga tõttu, kes seal elavad. Inimeste energia ja rõõm on muljet avaldavad. Nad on siin olnud tundide kaupa laulmas, nagu näete, on juba hakanud hämarduma. Ja see pidu kestab tõesti veel tunde ja meie jääme seda vaatama lõpuni, kallid sõbrad. Ja nüüd lähme alla, et peost osa võtta. Nagu prohvet Jesaja meile ütles, rõõmustage Jeruusalemma üle ja olge tema pärast õnnelikud, kõik teie, kes teda armastate.
nagu te näete, nad keerasid muusika vaiksemaks. Ja nüüd on aeg peamisteks palveteks, et tänada Jumalat kõigi imede eest, kõigi täitunud prohvetluste eest viimastel aastakümnetel, mis muutuvad üha intensiivsemaks. Päevast päeva näeme, kuidas piibli prohvetlused täituvad siin Jeruusalemmas. Mõnikord natuke erineval viisil, kuid alati suure armastusega Jumala vastu. Loodan, et teile meeldis meie tänane veidi teistsugune video ja kohtume järgmisel nädalal.